Tere kõikidele kaksikute tähtkujus sündinutele. Kaksikud, tänases videos vaatame teie novembrikuu energiaid. Ja nagu alati vaatame teie positiivseid energiaid ja vaatame negatiivseid energiaid, mis teid novembrikuu jooksul siis saadavad. Kasutada loomulikult võib mõlemaid energiaid, siseneda võib mõlematesse energiatesse, elada võib kõikides mõlemates energiates. Vahe on lihtsalt see, et üks on edasiviiv ja perspektiivikas energia, ehk siis positiivne. Negatiivne energia on, põhimõtteliselt on see selline energia, kus minimaalselt on tunnetus, kui te ühesõnaga tunnete ennast selles energias ebameeldivalt, ehk siis halvasti. Ja kevemal juhul siis on siis see, kui teie soovid ja plaanid ei täitu või ei lähe nii, nagu te olete planeerinud. Et siis sellisel juhul oleks hea võib-olla midagi kas siis edasi lükata järgmisse perioodi või siis võimalikult nagu eemale hoida nendest energiatest. Aga hakkame kohe nüüd vaatama täpsemalt ja hakkab mulle negatiivse energia puhul üldse kohe silma selline asi, et kuidagi teil nagu novembrikuus ei taha hästi minna just pereprotsessid. Ei lähe need nagu väga edukalt kuidagi. Kas need on siis teil mingisugused pereüritused või midagi nagu pere jaoks või pere pärast? Et siin on natukene selline negatiivne energia. Et võib need olla kas siis pere või lähedased, et kellel nad olemas on, et nagu ei ole kõige sellisem, kõige positiivsemate emotsioonidega. Et seal, kus te näiteks ootate, kui teil on tulemas ees mingid pere või kodu või lähedastega seoses mingisugused pidustused, siis suure tõenäosusega ei lähe need nii, nagu teil mõtetes või plaanides on. Võib juhtuda nii, et midagi te seal seate kahtluse alla või hakkategi nagu kõhklema või kahklema, aga hakkame nagu lähemalt vaatama veel. Periood kui selline või teie nagu tulek ja teid liikuma panev jõud sellesse novembrikuusse, et see on mingi väga suur aktiivsus. Möödunud kuust või juba lähimatest 1-2 kuust või siis lihtsalt möödunud nädalast või ühesõnaga mingist lähiminevikust on käimas mingisugused hästi kiired, aktiivsed protsessid, tegevused. Väga kiired, väga tormakad, väga sellised intensiivsed. Ja kas te olete pidanud võtma vastu mingeid kiireid lahendusi või otsuseid või on üldse olnud selline mingisugune, kuidagi selline väga energilised ja aktiivsed kaardid on siin, väga energilised. Et see võib nüüd mõjutada kõik seda novembrikuud, aga positiivne energia ütlebki teile niimoodi, et on teil selline kuu, kui te nüüd võtate sellise hoiaku, et kas te nüüd mingisugustes oma aktiivsustes, oma tegevustes, oma mingis sellistes kas kiireloomulistes asjades või siis koguni oma emotsioonides, tunnetes te seate midagi nagu kahtluse alla. Sest näha on sellist teie suletust. On olemas mingisugune suletus, on olemas mingisugune tunnetus, et ei tea nagu mingisuguseid protsesse, sündmusi, olukordi toimuvad, midagi te nagu ei tea päris lõpuni välja. Midagi on teie jaoks arusaamatut, midagi on teie jaoks mõistmatut. Ja võib nüüd juhtuda niimoodi, et kui te tunnete, et teil on mingi selline olukord, selline seisund, et nagu on mingisugused arusaamatused,
siis kaardid positiivne energia soovitabki teile, et kui teie intuitsioon teile midagi ütleb sellist või midagi, et siis tuleks panna midagi kahtluse alla. Tuleks hakata mõtlema, tuleks hakata valima, tuleks hakata võrdlema, et midagi tuleks. Kõige lihtsam näide näiteks oleks see, et kui te näiteks osalete milleski kuskil hästi aktiivselt ja hakkate nüüd nagu mõtlema, et aga kas ikka peaks nii olema, äkki on mingisuguseid teisi võimalusi, teisi variante, teisi valikuid, ühesõnaga midagi seada nagu kahtluse alla. See oleks teile väga teretulnud, väga hea ja te jõuate sellega nagu mingisuguse positiivse tulemuseni. Sest kaardid ütlevad otseselt, ütleb positiivne energia teile, seadke midagi kahtluse alla. Kas on nii vaja, kas nii peaks, kas nii on õige, kas see tee, võib-olla valida midagi muud ja nii edasi. Mingisugune kahtlus tuleb teile väga-väga kasuks. Samamoodi ütlevad kaardid teile veel seda, et avaneb teile novembrikuus mingisugune alternatiiv. Alternatiivvariant, alternatiivvõimalus, alternatiivne teine lisavariant kuskilt milleski. See on väga hea, see on väga positiivne, see on väga õige. Et kui teil olid kuskil, eriti kui teil oli kuskil mingisugune selline ebameeldiv tunnetus, oligi nagu tupikseis, nagu olid kahtlused, olid kõhklused, siis nendes kohtades teil tuleb mingisugune väljapääs, tuleb mingisugune alternatiivne variant, teine tee, teine lahendus. Sest tegelikult peas ja mõtetes on teil väga tugevalt mingisugune, ega need mõtted teil ei ole head. Mõtted on teil küllaltki sellised rasked, ütleme lihtsalt niimoodi, rasked mõtted on. Aga mõtted võivad olla ka seoses millegi lõpetamisega. Ja kui ongi niimoodi, et mingisugune tegevus või mingisugune suhtlus, mingi kontakt kellegi inimesega on teid juba nagu ammendunud, et teil nagu ei ole enam selles vaja osaleda, selles tegevuses, selles protsessis, selles töös või selle inimesega kontaktis olla, siis siin tekib selline mõte, et nagu täiesti nagu lõpetaks, jätaks, lõhuks, lammutaks selle töö, kontakti, tegevuse, olukorra, situatsiooni, koostöö ja nii edasi ära. Et selline nagu tunnetus, mõte tuleb peale. Emotsioone on teil ülevoolavalt palju see kuu, aga teie emotsioonid, need on need emotsioonid igas variatsioonis. Ja siin kaardid räägivad väga tõsiselt sellest, et kuidagi nagu inimestega koostöö ei lähe nagu väga. Inimestega koostöö ei ole nagu kõige positiivsem. Ja kui teil on üldse niimoodi, et võib olla ka niimoodi, et lähedased ja pere võivad hakata ka kuidagi moodi nagu sekkuma teie ellu. Et siin on nüüd ka, tasub teil midagi seada nagu kahtluse alla, kõhkluse alla. Et ühesõnaga, millegi kahtluse, kõhkluse alla seadmine oleks väga hea, millegi ülevaatamine, ümbervaatamine, teiste variantide otsimine, teiste teede leidmine, et kõik see on teile väga-väga positiivne. Alternatiivvariandid, alternatiivteed, nad tulevad teieni. Et kui teil ennem oli mingisugune üks ja kindel tee, üks ja kindel otsus, üks ja kindel töö, üks ja kindel tegevus, üks ja kindel vaade, siis nüüd tekivad mingisugused alternatiivvariandid. Nad on teile väga head, väga kasulikud. Ja see võib viia ka selleni, et teil nagu mõtetes on ka mingisugune loobumise või lõpetamise või lõhkumise või selline nagu tunnetus. Tegelikult saab teile see kuu midagi väga selgeks, väga arusaadavaks ja väga nagu mõistate midagi väga tugevalt.
aga see käib kõik teil kuidagi läbi mentaalse. Emotsioonid tulekski nagu kõrvale jätta. Emotsioonid on sellised teie emotsioonid ja teiste inimeste emotsioonid teie poole on selline nagu kõrvale juhtiv faktor. Et kui te teete ka mingisuguseid valikuid, võtate vastu mingisuguseid otsuseid, siis te peaksite tegelikult lähtuma nagu sellele iseenda nagu tunnetusele, intuitsioonile, iseenda valikutele, iseenda otsustele, aga mitte teiste inimeste omadele. Eriti veel, kui on perekonnas, peres või lähedaste juures või kuskil tutvusringkonnas selline teema. Et siin on sellised energiat. Aga nagu ma ütlesin, on hästi suur aktiivsus ja mingi aktiivsusega te tahate lõppu teha. Et see on mingisugune tegevus, suhtlus, vestlus, kontakt, töö, mida iganes see on, kus te tahate panna punkti. Ja vaatame kohe, mida lisakaardid mulle siin räägivad. Üldse sellist nagu mingisugused pidustused, pereüritused, sünnipäevad, koosviibimised, küllatulekud, küllaminekud, et kuidagi nagu ei taha minna. Et siin on need täis rõõmu, täis õnne, sellest ei tule, et siin tekib mingisugune mõistmine, arusaamine, et kas ikka on nii või kas on ikka täpselt see, mida ma olen siiani mõelnud, siiani arvanud ja nii edasi. Et ongi selline nagu kahtluse alla seadmine, vaatame seda. Natukene tuleks ikkagi võtta ja kaardid tahavad, et te nagu võtaksite just selle nagu hetke, selle pausi, selle seisaku selleks, et seada midagi kahtluse alla väga tugevalt. Et siin kaardid tahavad seda, selline seisak ja paus võtta selleks. Läbi teie mõtete. Teil võib olla mingisugune selline tugev haiget saamine mõtetes. See on selline, kus kas teie jaoks midagi läheb katki või laguneb või kukub kokku või te tahate seda teha. Midagi lagundada, lõhkuda, kokku kukutada või mida iganes. Aga läbi mingisuguse, võib-olla läbi kellegi sõnadega võib ka siin niimoodi olla. Aga tänu sellele jõuab teieni mingisugune väga selline hea arusaam, mõistmine. Et jah, mingisugune ressurss. Ma eeldan siiski, et on keegi inimene, keegi kontakt, väga suure tõenäosusega on see lähedane või pereinimene, kellega teil tekib selline kas te lõpetate mingisuguse teema, mingisuguse ühise tegevuse või kuidagi sellist on midagi siin. Läbi mõtete, läbi kalkuleerimise, läbi planeerimise ja see on see uue tee valik, see on see alternatiiv, see on teine võimalus. Kus te otsite seda, te tunnetate novembrikuus, et midagi teist, midagi lisaks, midagi juurde või midagi selle asemel, et midagi siin tuleb väga tugevalt. Uus, kindlasti kohe. No emotsioone on väga palju, aga emotsioonid on negatiivsel positsioonil. Kui te tegutsetegi pere jaoks või pere pärast või kuidagi niimoodi millegi nimel hästi aktiivselt, siis siin on ka vaja ikkagi midagi kahtluse alla seada, sest et väga palju on uut. Väga palju on uut. See on ikkagi mingisuguse teise tee valik. Harmoniseerimine, balansseerimine, tasakaalustamine, et nagu teie ja teie pere, teie ja teie sõbrad, teie ja teie tuttavad, et midagi nagu viia tasakaalu, balanssi, see kaart räägib ka tasakaalust, balansist, et ei oleks ülekaalus näiteks pere või sõbrad või lähedased,
et balansseerida seda kõike nagu iseendaga ka. Et ülekaale ei jääks kuskile sinnapoole rohkem. Läbi selliste mõtete, mis teil pähe tulevad ja mõtted on üldiselt, need ei ole väga head mõtted, need ei ole väga sellised meeldivad mõtted, mis teil on, tekivad novembrikuus, aga läbi selle tuleb teile mingi väga selline hea arusaamine, sest te tulete sellesse novembrikuusse, teil on selline mingisugune teadmatus, arusaamatus, mõistmatus, hästi palju sellist kahklust, kõhklust, ei näe lõpuni välja, ei saa lõpuni aru, mingi selline suletus on samamoodi, aga sellest tuleb arusaamine, sellest tuleb mõistmine, sellest tuleb taipamine ja kuu lõpuks teil tuleb üldse mingisugune väga meeldiv vabanemine, mingisuguse olukorra või tegevuse lõpetamine. Et on olemas mingisugune olukord, mingi tegevus, mingi sündmus, mingi kontakt, kus teil lõpevad tunded selles osas ja lõpevad ka tegevused selles osas. Lõpevad emotsioonid, tunded, te ei tunne selle vastu ei rõõmu, ei muret ega mitte midagi ja te ei tegutse selles enam ka ja te lähete millestki ära. See on äraminek. Võib olla äraminek kellegi inimesega seoses väga tugevalt, et enam ei kontakteeru, sest te lihtsalt, ütleme niimoodi, et teie ressurss, teie nagu missioon selle inimesega on lõppenud. Et sealt ei ole teie jaoks enam mitte midagi, et siin tasubki kahtluse alla seada, kas mul tõesti on vaja milleski sellises veel osaleda või temaga koostööd teha, et see on teile positiivne kõik. Siin ei ole negatiivset faktorit. Ja kui te nüüd arvate, et te kellegiga kuskil nüüd sellepärast tülli lähete või tuleb mingisugune konflikt või midagi, mingit konflikti ei tule, mingit tüli ei tule, kõik läheb nagu loomulikku rada pidi. Kõik läheb nagu selles mõttes hästi. Ja te jätate mingisuguse olukorra selja taha. Kas te jätate suhtluse kellegi inimesega selja taha või te jätate mingisuguse olukorra, teema, tegevuse või midagi selja taha, aga see on teie jaoks kergendus. See on teie jaoks meeldiv ja ei ole sellel mitte mingisuguseid selliseid halbu tagajärgi või midagi. See on ilmselt on seotud mingisugune seotus, sõltuvus, mingisugune väga tugev seotus on siin olnud. Ja sellest te vabanete. Seotus, kas siis, see võib igas elusfääris olla ja kas tegevustes või inimestes, peale seda tuleb teile kergus. Lihtsalt on vaja otsustavust, on vaja valida, on vaja vaadata teisi variante ja teisi võimalusi. Et selline huvitav kuu on teil novembris, et siis pidage meeles, et mitte rajaneda emotsioonidel, mitte tegutseda emotsioonide ajal, mitte tegutseda tunnete ajal. Samamoodi oleks hästi hea, kui te nagu paneksite rõhu rohkem oma valikutele, soovidele, tahetele, oma otsustele, oma nendele kõhklustele, kahtlustele. Andke neile ruumi, neile on vaja anda see kuu ruumi, sest need kahtlused ja kõhklused ongi need, mis elimineerivad teie elust ära mittevajaliku novembrikuus. Et seadke midagi kahtluse ja kõhkluse alla, et kas ikka on ja sealt edasi. Ja eriti siis ei oleks vaja lasta kuidagi nagu siis kas perel või hästi lähedastel inimestel ennast kuidagi nagu takistada, kuidagi nagu mõjutada või nii edasi. Aga ei ole nagu väga soovitatav minna kuskile pereüritustele lähedastega. Või siis, siin tulebki midagi kahtluse ja kõhkluse alla seada, või siis seal üritusel, pereüritusel, koosviibimisel, või see võib olla nagu lihtsalt õhtune kokkutulek perega või siis üldse mingi suurem sündmus või midagi. Et seal tuleb teil see, kas ikka on küsimus.
ja see läheb teile, see kõhkluse ja kahtluse alla seadmine, see aitab teil nagu millestki ära minna, millestki vabaneda. Et jah, võib olla ka niimoodi, et perekond või keegi lähedased, sugulased teil tahavad väga palju kasutada ära teie ressursse. Kas nad tahavad saada liiga palju teie aega või nad tahavad saada liiga palju teiega füüsilist tegevust, et te midagi teeksite ja midagi kogu aeg milleski nagu kas siis isegi lausa võib-olla nende eest või nende jaoks või nende pärast, ütleme niimoodi, et pigem niimoodi. Ja finantsilises ja materiaalses mõttes ka see väga suur nagu sponsorluse osa või selline, see on väga negatiivne. Et siin kõhkluse kaart on teil väga hea ja see aitab teil asju lahendada see kuu. Kas ma ikka tahan nii või on teine variant ja alternatiivvariante, alternatiivvõimalusi, alternatiivlahendusi, teisi mooduseid, seda teile tuleb novembris kohe kindlasti. Ja nagu ma ütlesin teile, mitte mingisuguseid konflikte, mitte mingisuguseid tülisid, mitte midagi sellist ei tule. Lihtsalt te saate oma mõtetes ja peas omale asjad selgeks ja vabanete siis ka väga tugevalt millestki. Soovin teile ilusat novembrikuud ja kuni järgmise kohtumiseni.